Tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Sel nädalal teen kaardi lugemise sarja, sest jah, sest sellepärast, et mulle tundus, et see on vajalik. Taevas on koos väga koondunud energia, väga paljud planeedid on jäära energias, jäära tugevusega ja selle jäära impulsiivsusega. Ja ega siis planeet ei küsi, kas see jäära tormamine talle sobib või mitte. Ja sellepärast mulle tunduski, et mõned teemad tahavad praegu nagu eriti selgelt välja tulla ja ennast näidata. Sellepärast ma sellel nädalal iga päev esitan kaarditele erinevaid küsimusi. Näiteks, et mis asi on sinu jaoks sel hetkel praegu keeruline, mida tuleb näha, mida tuleb tunda, mida peab lõppema, mida peab nagu ümber mõtestama, kus on näiteks segadus, sellepärast et Neptuun on segaduste planeet natukene. Ja sina saad iga päev valida oma variandi ja kuulata, milline sõnum sind just selle päeva küsimuse kaudu kõige rohkem kõnetab. Nii et seda nädalat võid võtta kui väikest sellist sisemist teekonda ja võid tulla siis iga päev uuesti kuulama, vali kaart ja vaata, kuidas need sõnumid siis nädala jooksul omavahel kokku hakkavad mängima. Ja nädala lõpus võid ju enda jaoks teha väikese kokkuvõtte, et mis teema kõige rohkem puudutas, mis kordus, mis sai selgemaks, võib-olla millele rohkem tähelepanu pöörata. Aga loomulikult, ega seda sarja ei pea kuulama ainult nii, et kõik päevad pead kuulama ja läbi katsuma. Võib-olla lihtsalt selle nädala jooksul kõnetab sind ainult üks kindel küsimus ja järgmistel nädalatel kõnetab hoopis teine küsimus. Kaardiladumised ei saagi olla nagu ühenädalased või neid, nii kui sinul tuleb impulss mingisugust infot teada, siis kaardid annavad ikkagi selle info selleks hetkeks sulle selle edasi. Nii et sellest nädalast võib saada siis võib-olla sihuke peegeldus sulle või mõni taipamine või väike suunamuutus. Ja ma arvan, et see sari sobib sulle, kui sa tunned, et sinu sees on nagu hästi palju liikumist, aga palju küsimusi, ei tea kuhu poole minna, mida teha. Et kas tõesti niimoodi, et istuda, mediteerida ja vaadata iseenda sisse või hoopiski jooksma minna või sahtleid koristada. Nii et ma üldse ei imesta, et kõigil meil mingi selline soov on, sest see jäära energia nende planeetide mõjuga on ikkagi suht selline energiline. 6. päev on Neptuuni päev ja Neptuun on ka jääras ja see on ka jälle selline huvitav kooslus, et jäär tahab liikuda ja tegutseda ja kiiresti edasi minna, aga Neptuun tahab unistada ja tunnetada ja hajuda ja vahepeal lihtsalt nagu loota. Et küll kõik nagu paika loksub, jah. Ja siin võivad muidugi olla ka väga palju ilusaid unenägusid, aga ka illusioone, väsimust ja segadust. Ja tänane küsimus kaarditele ongi, et millises eluvaldkonnas oled sa nagu udus või ebaselguses või oled lootnud millelegi, mis nagu tegelikult enam nagu edasi ei vii meid kuskile või oled sa midagi, nagu enne ütlesin, et oi, küll see läheb mööda, muudkui ootad ja võib-olla oled päästnud teisi, aga jätnud iseenda tahaplaanile, et sa oled nagu selle nagu juba käega visanud, et ma teen seda edasi, aga mis siis?
selline. Nii, aga sinu ees on 3 kaarti, tunnistaja, voog ja iidsed. Vali endale kaart, tunneta, millist energiat on sul vaja just Neptuuni ääras kasutada. Ja esimene kaart on tunnistaja. Selle kaardi puhul on mul kohe nii, kui ma võtsin selle kaardi, et siin on nagu hästi palju erinevat energiat, aga siin on, kuidas seda nagu öeldaksegi, et ma olen näinud, ma olen vaadanud, aga ma pole näinud. Ma olen kuulanud, aga ei ole kuulnud. Noh, ma olen nagu katsunud, aga ma pole tunnetanud ja nii edasi. Et siin on selline tunne, et kas sa ise pole vahepeal kuulnud, mida sulle räägitakse, või ei kuulda sind, mida sina oled rääkinud. Midagi on nagu olnud sinu ja mingisuguse teise asja vahel, nagu mingi udu on olnud. Et võib-olla mulle tundub, et see kaart võib ka näidata ka sellist, et sa oled oma elu elanud nagu teiste vajaduste järgi. Võib-olla ongi see, et sa oled pikalt olnud kellegi teise eest hoolitseja, toetaja, aitaja, hoiad kõiki asju koos, eks ole, et meil võivad olla lapsed haiged, meil võivad vanemad haiged olla, sul on kogu aeg vaja nagu hoolitseda kellegi teise eest ja selle sees oled sa nagu ise oled ära kadunud, et noh, selline tunne, et noh, see päike käib niimoodi üle taevavõlvi, päevad lähevad, kohustused jäävad, aga hinges on selline tunne, et see ei ole ikka päris see elu, mida ma tahan, aga jälle päike tõuseb ja jälle teed ja siin see Neptuun nagu näitab mulle ikkagi täiesti seda väsimust, ka enese unarusse jätnud. Võib-olla sa ei ole tükk aega saanud, ma ei tea, uusi riideid osta või juuksuris käia. Oled nagu kogu aeg keskendunud nagu mida enne juba ütlesin, nagu teised vajavad. Ja sa isegi ei küsi enda käest, mida sina vajad, jah. Et vaat jäär tuleb siia vahele ja ütleb, et aga nüüd on vaja hakata uuesti nägema, see silm on niivõrd tugevalt just see, nägema oma elu suuremat pilti, jah. Nägema kõigepealt, kuhu sa oled jõudnud, midagi ei ole ju valesti. Me hoolitseme, kõik on hästi. Aga midagi ju trigerdab sinu sees, et sa ei jõua enam nagu seda kanda või hoolitseda, jah. Et siin on see Neptuun kogu aeg, et noh, niimoodi peabki olema. See on minu elu ja küll, noh, Neptuun ju nagu, mis asja, öösel puhkan ennast välja ja nagu rahustab nagu sind maha, on ju. Ja samas see jäär ja see silm nagu niivõrd tuleb ütlema, et lõpeta enda ärakaotamine teiste vajaduste sisse, jah. Et isegi kui sul on kohustused, isegi kui keegi sind vajab, pead sa tegema esimese sammu iseenda suunas. Ja mõnikord algab muutus lihtsalt sellest, kui sa ütled, et nüüd on minu kord hingata, vaadata ja otsustada. Et ilmselgelt saad sa leida mõne inimese, kes sinu kohustusi natuke kergemaks teeb, lühemaks teeb, ja vaata ise see struktuur üle, et kuidas sa saad, see jäär lihtsalt siin palub seda otsustamist. Ise. Nüüd mina ise otsustan, jah. Võta see silmaenergia siit. Mina ise vaatan ja vaata, siin on hoopis rohkem ellu tuleb valgust, kui sa ise otsustad. Ilus, loominguline Neptuuni kaart. Siin on voolu, inspiratsiooni, pehmust, tundlikkust, sellist omamoodi annet, sellist midagi väga põnevat, nagu ma ei tea, kas sa lood kätega midagi, ma ei tea, joonistad, kirjutad, õmbled, heegeldad, laulad või kuidagi niisugune eneseväljendust, mis on hästi sinu moodi.
sest siin kaardis on hästi palju nagu omanäolisust, jah. aga samal ajal on siin niisugune huvitav nähtus ka, et sa oled justkui olemas, sinu anne siin on olemas, looming on olemas, aga sind nagu ei panda tähele, nagu sind ikkagi nagu ei oleks olemas, jah. Või vähemalt sulle tundub, et sind ei nähta nii, nagu sina tahaksid. Vaat siin on ka, et nagu sina tahaksid, jah. ja võib-olla, et sulle tundunud, et kõik ju teavad, mida sa teed, aga tegelikult nagu ei tea, kõik näevad sind, aga ei märka sind. Et Neptuun siin näitab, et sa oled nagu lootnud, et sind märgatakse iseenesest. Et küll inimesed leiavad tee sinu juurde, aga jäär, mis praegu Neptuunis on, ta ütleb, mitte ei ole, vaid Neptuun on jääras, jah. Jäär ütleb, et nüüd sellest nagu lihtsalt olemisest või voolamisest või isegi tegemisest nagu ei piisa enam. Nagu sa pead nähtavale ise tulema, sest mulle tundub, kui ma vaatasin siin seda, siis selline energia on, nagu sa seisaksid püsti ja päike on täpselt lagi pähe sulle ja selline tunne, et kõik ju näevad. Kõik ju näevad, ma olen ju täiesti päevavalguse käes, aga nagu oleksid ülevalgustatud, et keegi ei näe, jah. Selline tunne tekib ja mina ütleks, et aga sa ei peagi kõike jõudma, et me ei jõuagi näiteks, kui me mingisuguseid asju väga pingsalt teeme, me ei jõuagi nagu reklaami näiteks iseendale teha. Et sa võib-olla vajad inimest, kes aitab sind nähtavaks teha, kes räägib sinu tööst, sinu loomingust, aitab seda loomingut välja tuua, toetab sind, et sina lihtsalt mõtlesid, et ma olen päikese käes, aga tegelikult oled varjus. Nii et selle Neptuuni jääras sõnum on selline, et ära jää ainult lootma, et inimesed leiavad sind ise. Sinu anne vajab rohkem valgust, rohkem nähtavust ja sellist teadlikku abi väljast poolt. Jah, kolmas kaart, kes selle valis, siin kaardi sees on hästi tugevalt vanad teadmised tõepoolest sees. Sügav tunnetus, võib-olla sihuke tervendav puudutust, võib-olla sa ka teed kätega tööd, aga selline energeetiline tunnetus on siin, ma ei tea, meditatsioonid, rituaalid, sellised iidsemad süsteemid, vaimne töö. Et ei ole see lihtsalt niisama aitamine, jah. See kaart näitab, et sinus on nagu sellist tarkust, väge ja teistele mõjub nagu hästi nagu toetavalt, jah. Aga kui me nüüd siis Neptuuni käest küsime, et kus see siis nüüd segadus on ja kus see illusioon ja udu on, siis mulle tundub, et segadus ei ole selles, kas sul on annet. Anne on sul olemas. Segadus on pigem selles, kui palju sa annad, kellele sa annad ja kui palju sa nagu enda jaoks alles jätad. Noh, Neptuun on ju meil ju niisugune hoolitseja ikka, ega Neptuuni alla kuuluvad ju ka haiglad ja igasugused hooldekodud, nii et kuigi ma ei näe, siin ei ole selline. Ma ütlen, et sinul võib olla massaažikabinet hoopiski. Aga sul on hästi sees nagu päästja energia. Aitad, toetad, tervendad, suunad. Aga mulle tundub, et sinu enda keha ja sinu enda süsteem, sisemine süsteem on juba ammu märku andnud, et midagi on tasakaalust väljas. Võib-olla väsimus, pinged, võib-olla selline, ma ei tea, tuleb vahepeal selline kõver selgroog, ma ei tea, seedimise, nagu seest põletab vahepeal, võib-olla on seedimised, aga võib-olla on ka see, et kuna sa nagu töötad üksinda, siis sa ei ole leidnud nagu või trügitakse sind kuskilt välja ka natukene, et see tekitab nagu stressi. Et noh, nagu liiga palju annad välja. Ja ma võtan siia ühe kaardi juurde, kuidagi selline see natukene nüüd on sarnane nagu eelmise sellega, et vaata, kui me oleme siuksed hästi hingelised ja emotsionaalsed ja me püüame aidata, siis tõesti see selline
Toetus iseendale on meil sageli puudu, see kõristi tulebki kohe nagu välja ütlema, et sa pead rohkem nagu nähtavale tooma oma tugevused teistele, aga oma vajadused ka. Et mitte ainult teiste jaoks olemas olema, vaid ka ennast tulema nagu niimoodi ausalt, kõlavalt, hästi. Vaata, see on see, et reklaam ei ole pealetükkiv. Sulle võib-olla tundub, et ma ei tee reklaami, et siis ma ei tea, mis nad minust arvavad, vaid see tähendab seda, et läbi reklaami sa tunnistad iseendale ja maailmale, mida sa tegelikult oskad ja mida sul on anda. Nii et siin Neptuun ütleb, et ära lahustu ainult siis aitamisse, aga jäär näitab, et iseennast ära kaotada ei tohi, sea piir sinna, kus päästmine hakkab sind ennast tühjaks tegema, ehk see päästja ohvri roll, kuidas see sinuga siis sinust seal on, et meil ei ole vaja päästa ei iseennast ega teisi selliselt nagu kõrgel tasandil, jah, et ja võib-olla siin selle kõristiga ka, et ära hädalda, on ju, natukene nagu selles niimoodi, oi, mina muudkui aitan, jah, aga lihtsalt Jäär ütleb, et sul on vaja nüüd nagu niisugune, et teen ennast nüüd tühjaks ja siis hakkan otsast peale, jah.